Pole midagi, mis oleks igaühele meist lähemal kui surm. Kas võtame seda paratamatusena või eitame seda, oleneb meie uskumustest. Kas pärast maise keha surma on lõpp ja pimedus või siiski valgus ja sama hing sünnib uuesti? Michael Newton on leidnud meetodi, kuidas piiluda mitte ainult eelmistesse eludesse, vaid ka elude vahelisse aega, niinimetatud üliteadvusesse. Sellest meie saates teadlane, praktik, kogeja ning müstik räägivadki. Karl on lõpetamas Tartu Ülikooli usuteaduskonnas magistriõpet. Praegu uurib ta seda, mida inimesed surmast arvavad ja usuvad, kuid ka, mida nad sellest teavad. Kuna Eestis on erinevad religioonid, uskumused ja mõtteviisid, siis on ka surma mõistmine erinev. Neid erinevaid arusaamu võibki nii-öelda ühte keelde tõlkida teaduslik uurimustöö. Karl esindab täna surma käsitlemise teaduslikku poolt. Tiia koolitab ja nõustab inimesi juba 30 aastat. Ta on hariduselt psühholoog, lisaks psühhoterapeut, hingamisterapeut, teeta tervendaja ja valdab muidki praktikaid. Retke eelmistesse eludesse ja elude vahelisse ellu Michael Newtoni meetodil teeb Tiia juba 5 aastat. Kogemust on tal umbes 200 kliendiga. Tiia esindab täna praktikut. Agnese töö ja hobi on hobused. Sealt sai alguse ka tema vaimne teekond. Hobused on välja toonud tema tervendajaoskused, samuti on tal tekkinud võime suhelda hingedega, tajuda nende energiat, aga ka edastada nende sõnumeid. Agnes on saates seetõttu, et Michael Newtoni raamat Hingede rännak andis talle erakordse elamuse. Peeter on müstik, tervisetark ja oma erinevaid teadmisi ühendava kogemuse tutvustaja. Viimasel ajal on ta pühendunud Michael Newtoni avastatud transpersonaalse regressiooni hämmastavate tulemuste tundmaõppimisele ja ka tutvustamisele. Tema meelest on see kaasaja kõige tõsiteaduslikum eludevahelise elu uurimisviis. Peeter on saatejuht ja püüab erinevaid vaatenurki kokku koguda ning laiali jagada. Kaasaja surmauuringud siis minu arusaamise järgi hõlmavad vähemalt 4 suunda. Traditsiooniliselt on müstikud olnud need, kes on midagi öelnud surmajärgse kohta eesotsas Emanuel Swedenborgiga. Teiseks on kaasajal väga tuntud siis kliinilisest surmast tagasi toodud patsiendid, kes on siis ellu jäänud ja kogenud erinevaid astmeid seal, mille kohta on ka väga palju teaduslikku materjali. Ma usun, et miljonid inimesed tuhandetes raamatutes tänaseks kajastatud. Kolmas on võib-olla vähem tuntud, on siis meedium vahendused. Meil ilmus eesti keeles Tihoplaavide raamat siin surmast, kus oli väga võimsaid näiteid ja väga tugevalt tõestatud näiteid. Ja nüüd justkui kõige teaduslikum, kõige viimatisem, kõige vettpidavam on siis Michael Newtoni poolt juhuslikult avastatud sissepõige mitte enam eelmistesse eludesse, mida on ju pikalt uuritud, vaid juba elude vahelisse ellu. Räägiks algusest peale. Esimene Michael Newtoni raamat Hinge rännak räägibki siis sisuliselt surmast kuni järgmise uuesti sünnini. Teeb nagu ringi peale kogu selle värgile. Et see suremise protsess, seda me teame ka elu pärast elukogemustest. See kõige algus, kus siis toimub nagu üsna kiiresti paljudel sisenemine just nimelt sinna üliteadvusse, see kohtumine selle teejuhiga, valgusolendiga, sugulastega, hingekaaslastega ja nii edasi. Võib-olla võtame selle kõigepealt ette, et mis meil selle kohta nagu öelda on? See vist algab kohe sellest, et see teada-tuntud Tiibeti surmaraamat või siis vaheolude raamat. Et ma seda bakalaureusetöös ise uurisin selle mõttega, et ma vaatasin, et kas ta alluks surmalähedaste kogemuste uurimisel kasutatavale skaalale, et kas ta kvalifitseeruks nagu surmalähedaseks kogemuseks. Et need, mida Graysoni skaalat kasutasin, et mida tänapäeva teadlased on püüdnud teha, nad on püüdnud välistada erinevad hallutsinatsioonid, mis on ka olemas. Mis nad tõepoolest on olemas ja siis nad proovivad selle kogemuse eristada neist ja siis nad on mõelnud välja need, või töötanud välja skaalad ja siis seda võib täiesti ette juba aimata, aga see surnud raamatus kirjeldatu allus väga hästi sellele skaalale või ta oli nagu tugevalt sobiks selleks kajastuseks.
et noh, nüüd järgmise küsimusi või igasuguseid küsida, et kas siis kunagi keegi, kes selle kirja pani, et kas tal oli ainult oma surmalähedane kogemus või oli mingil muul meetodil või kuskil kaugemal käidud või millest Newton räägib, millest ma nüüd tean vähem. Tiia, kuidas sina viid oma kliendi nüüd sellesse esimesse nii-öelda astmesse, mis seal toimub? Keha ja meele lõdvestumine, et saaks selle tavateadvuse kõrvale pandud ja siis läheme järk-järgult ajast tagasi selle elu lihtsalt lapsepõlve ja siis läheme kõige varajasemasse lapsepõlve ja siis alles ema kõhtu ja siis ema kõhust rahulikus tempos, et inimene kõigepealt õpiks minema ajast tagasi, see on see esimene asi ja oma tavateadvuse kõrvale panema. Ja ma ei tee seda ühe seansiga üldsegi mitte, et see on 2 seanssi klassikaliselt, aga mulle meeldib teha tööd just nendega, kes on juba enne ka oskavad ennast lõdvestada, juba tegelevad hingamisteraapiaga või meditatsiooniga, et nendega läheb kergemini see tavateadvus ära. Kõigepealt õpime siis ajast tagasi minema, õpime surema, õpime erinevates eludes suremisstseeniga kohanema ja üllatus mu enda ja teiste puhul ongi see, et see suremine on päris lihtne, mida rohkem seda teha. Et kui me läheme mingi küsimusega ajast tagasi, et inimene tahab saada mingi potentsiaaliga, mingi andega kontakti või saada teada mingit vastust oma küsimustele, siis me läheme erinevatesse eludesse ja käime seal läbi olulisi stseene, kuni jõuame siis tolle elu surmahetke. Ja kui ma palun siis kogeda seda surma, siis inimene mingil hetkel lihtsalt tunneb, et ta liigub kuskile või vaatab oma keha või tahab jääda veel kellegi lähedase juurde. Ja tavaliselt ma esimesel seansil ei lähegi kaugemale, ma lihtsalt õpetan inimest, et on võimalik vaadata kõrvalt seda oma elu, olla kontaktis sellega, mis järeldused ta on teinud sellest elust, kui ta lahkub. Et see on väga oluline punkt, kui inimene lahkub, siis ta tunneb mingit tunnet, näeb oma elu kõrvalt ja siis ta juba hakkab vaikselt otsustama, et kas tulla ja mismoodi tulla tagasi, et juba need otsused tehakse juba väga sageli lahkudes. Juba siis, kuigi inimene võib olla ka elust väga väsinud ja tülpinud ja kõrini ja tahaks nagu puhata ja jah, ja siis, kui on väga väsinud elu, siis hakkab kõigepealt see energia kokku jooksma. Mu enda seanss oli ka esimene eludevaheline eluseanss oli väga võimas just lahkudes. Ma nägin, kuidas mu hingeosad hakkasid kõik kokku kogunema. Et ma muutsin ainult nagu tugevamaks ja tugevamaks, et tõesti, et selles mõttes Michael Newtoni teooria, et meil on ainult üks osa selles elus kaasas, et sellele ma sain tõestus, et seal üleval nagu kuidagi kogunes mu energia kokku. Kui suur osa sinu hingeenergiast oli siia kehast, ütleme sellesse kehastusse toodud, kas sa said seda ka teada? Ma ei protsenti ma ei oska öelda. Ma ei ole väga protsendi inimene ja ma ei küsi ka kunagi. Me toome siin esimese protsendi, et muidu öeldakse, et nooremad hinged võtavad kaasa kuni 70% energiast ja 30% jääb sinna. Ja vanemad küpsemad hinged võivad isegi 15% võtta, et neil on nagu meripõlvini see maailm, kuigi see on väga raske ja ränk maailm. Agnes, oled sa varem ka elu pärast elu materjali lugenud enne Michael Newtonit? Ei, siiralt ei uskunud reinkarnatsiooni. Ma uskusin, et seda ei ole, kuna ma olin samamoodi 14-aastaselt või nooremanagi veel, alustasin piibli lugemist, uskusin Jumalat, ma tundsin, et ta on olemas ja ma siiralt uskusin, et ei ole olemas sellist asja. Aga nagu ma ütlesin, minu uksed on avanenud minule ja samamoodi ka teadmised ja kuna hinged on hakanud minuga suhtlema ja seda päris omapärasel viisil, siis vandusin alla sellele, et ta on midagi rohkemat kui lihtsalt kõik üks hetk. No see kuulus raamat Elu pärast elu Raimond Moodilt ilmus juba 1975. Ma ei mäleta, palju seal neid juhtumeid oli, siis seal hiljem tulid raamatud, eristati mingi 16, 17, 18, palju neid astmeid eristati seal? Umbes 4 või 4-5, et kui siis on väga pikk kogemus, et siis seal juba lõpus tuleb see kõigil, kus piirini jõudmine, et kas nüüd on sealt tagasitulek või ei tule. See on ka huvitav, mida tänapäevasemad surmalähedaste kogemuste uurijad proovivad välja selgitada, et kuna seda Moodi raamatut oli 2000. aastaks vist müüdud üle 10 miljoni eksemplari, mis on päris palju, ta oli omamoodi kultuuri loonud. Et nüüd, kui kellelgi on see on samal ajal meile kui elavatele lihtsatele inimestele, kes ei ole rohkemast teadlikud, on see šokeeriv kogemus nii või naa, et kas nad siis ei või kogemata konstrueerida millestki kuuldust neid lugusid. Aga te vist ise, kes on praktiliselt midagi tundnud, siis ta teab, et seda ei ole nii lihtne konstrueerida ja see on hästi lihtsalt eristatav. Et minu arust, kui
seda toovad enamus need uurijad ise intervjueerivad välja, et nende inimeste läbi elatu on ikkagi nii tugev kogemus, et see ei ole nüüd välja mõeldud või see ei ole nagu väga lihtne hallutsinatsioon. See tundub nii ehe, jah. Newton vist ka väga selgelt hakkas eristama ikkagi välja mõeldes, mis oli mentaaltasandil veel. Inimene ei olnud veel läinud sinna. No, et kui ta on ehe kogemus, siis läbi selle, kui sa oled nagu selles voolus, siis kogu sinu elu nagu asetub nagu teise dimensiooni ka, et seal nagu midagi muutub. Midagi muutub, see elutunnetus nii suurelt muutub. Et see on märgata. Et seda ei saa nagu fantaasiaks lugeda. Kui ma ise olen nagu uurinud, proovinud seda materjali folkloori otsida, et näiteks tänapäeval internetis sa võid lugeda lugusid, võid vaadata videosid YouTube'ist, kus inimesed räägivad oma kogemustest. Nüüd on neid julgustatud ja Ameerikas ka üha rohkem inimesi avaldab oma lugusid. Vanasti seal 70 lähedal öeldi, et inimesed ei julgenud rääkida. Kliinilise surma nii-öelda, surmalähedase kogemusest. Jaa, surmalähedase kogemusest, aga mõned kasutavad seda oma religiooni või uskumuste eksploateerivad neid samasid asju, nad teavad, et seda usutakse, olen näinud, kus näiteks keegi teatud konfessiooni kristlane, siuke tugevad radikaalsed kristlased Ameerikast, nemad räägivad oma loo, et teate, mis surmajärgsi toimub, et seal on kõik need puurid, kus need kõik mittekristlased istuvad ja siis meie kristlased saame selle õige valguse juurde. Et minust on see inimene kohe ära tunda, et teil ei ole seda isiklikku kogemust, aga ta nüüd tuleb selle looga siin. No Newton räägib ka sellest, et mõnikord teejuhid teevadki nalja ja ilmuvad mingil kurjal kujul. Et nii nagu inimene kardab ja siis pärast on see vabanemine nagu, et oi, ei olegi. Või et siis teejuht ilmub Jeesusena ja pärast selgub ikkagi, et see on lihtsalt minu isiklik teejuht antud juhul. Võib-olla siin on huvitav ka, et hiljem hakati ju mõõtma ka ajulaineid, eks ju. Et selgus ikkagi, et Newtoni järgi see süvahüpnoos, kus me läheme elude vahelisse ellu, on ikkagi teetatasandi nähtus, mitte alfatasandi, mitte seal pealispindsem keskmine või sügav alfatasand, mis on nagu eelmiste elude tasand. Ja see avastus oli ju täiesti juhuslik ja Newton esimesena hakkas ju kaardistama kogu seda maastikku. Aastakümneid ta kaardistas seda, mida siis teised järeltulijad see nagu hakata kasu. Ta oli nagu esmašamaan oli, eks ole, et ta kaardistas selle rännaku ära ja minu teada ta vist 4. raamatu ajaks oli, mille ta kokku pani, mis oli juba tema õpilaste raamat. Ta oli teinud 7000 inimesel regressiooni ja seal olid siis üllatavad kokkulangevused, eks ole, nendest tunnistustest, mis sealt tulid. Ja ta alustas ju mingi 50-ndatel, kui ei olnud seda New Age liikumist, et tegelikult ta üldse ei huvitanud ka niisugune vaimsed liikumised, et ta tegi väga ausalt niisugust hüpnoosi. Aga kas ta tegi siis grupiviisilisi seansse, kuidas ta nii palju inimesi jõudis? Ei, ka ühe kaupa. Ta tegi 1-2 seanssi päevas, võib-olla algul ja hiljem veel harvem, eks see on küllalt 3-4 tundi ikkagi küllalt väsitav. Aga nüüd, kas ma saan õigesti aru, et see kohtumine nüüd selle valgusolendiga, kes on nüüd minu teejuht tegelikult, algul ta ilmub valgusena, siis ta võtab mingid inimlikud jooned, mõnikord vastavad meie ootustele ja religioossetele uskumustele. Et see on nagu siis juba see üliteadus, eks ju. See on juba see saadik mitte enam eelmisest elust, vaid juba transpersonaalsest sfäärist hingeilmast. Minu kogemus on see, et tegelikult üle poolte nad teavad, kuhu minna. Neil ei ole kedagi vastas. Et nad teavad, kuhu minna, nad võtavad aega. Aga need on vist küpsemad hinged, kes teavad. Võib-olla, ma ei tea, aga nad teavad, kuhu minna ja hästi rahulikult toimub see kulgemine. Olen palju neid lugenud, neid lugusid, neid on nagu huvitav, aga need on ka kasulik mu töös, et ka hästi heast perest 2 väikese lapse ema kirjeldas, et mul on teile inimestele seda natukene nagu naljakas rääkida, häbi ka rääkida, aga päriselt seal ma tundsin, et mul pole mingit põhjust tagasi tulla, ma tahtsin seal olla, sest et kõik oli ikka väga hästi, pluss ma nägin seda, et minu lapsed on maailmas ja kõik siin saavad hakkama, kõik see käib edasi, et see ei ole nagu minu õlul see mure. Ja oli täiesti nõus siin näema, aga tema siis nagu lükati tagasi, et tule. Siin on selline lause, et kõik need inimesed kirjeldavad eufoorilist vabadustunnet ja neid ümbritsevat kirkust. Ja üks ütleb, et mu jumal küll, see koht on suur, see on nii särav ja puhas, lõputu, nii suursugune ja rahulik. Et see on ikkagi paradiislik kogemus, see on üle mõistuse. Enamus inimesi ei ole midagi sellist kogenud mitte kunagi, eks ju. Ja siis, kui sa sinna satud, mis sa siis siia tagasi tahad tulla? Jaa, aga üllatusmoment ka, et kui te rääksite sinu kogemusest, et ja siis mõned hinged, kes on kogenumad nii-öelda või kas et nemad lähevad, nad teavad, kuhu minna, eks ju, et rääksite sellest, aga mõnegi jutu järgi
me unustame, eks ju, siin olles üldiselt ära ümbruse, kui me just ei tegele sellega, kui me ei proovi üle piiride vaadata. Ja enamustel tuleb ikka algul see üllatuse moment ka, et kui nad on, olgu siis, kes avastab esimesena ennast lihtsalt siin kehast väljas, haigla kohal või kuskil, eks ju, et see võtab natuke aega, et ops, et see oli näiteks minu keha, seal tihti nagu kirjeldatakse nii. Või siis, kui juba tunnelis avastatakse ennast, et siis ka, et algul on see üllatus ja see võib olla hirm tihti, mis tulebki selle tundmatuse teadmatuse ees, et ma olen oma teadusega, aga see ruum ja olemine on, eks ju, kõik midagi muud. Et mina olen palju selliseid kirjeldusi lugenud enamasti, kes ikkagi algul on see ehmatus, üllatusmoment käib läbi. Enne kui me läheme edasi eludevahelise elu erinevate aspektidega, täpsemalt ma küsiks Agnese käest, et kui sa seda hingerännakut, see oli siis esimene raamat eesti keeles, ilmus juba 2004, originaal 1994. Kui sa seda lugesid, mis nagu toimus või mis sulle sealt kõige rohkem nagu mõjus? No minule mõjus kindlasti see, et ma hakkasin mõistma, miks need hinged on jäänud siia maa peale. Kas siis oma vanasse kodukohta, meie lähedaste juurde, et miks nad on nagu siin. Või siis, kui ma olen külastanud mingid maju, ma tunnen sealt selle lahkunu kohalolekut. Et see raamat on andnud just nüüd aidanud meil mõista, miks nad seal on ja kuidas neid saaks võib-olla aidata nagu edasi liikuda. Newton on ka ju kirjutanud niinimetatud irdhingedest, keda on nagu kahte liiki. Ühed on sellised, kes on palju kurja teinud, nad lähevad nagu isolatsiooni. Ja teised on, kes ei taha nagu maisest kuidagi lahti lasta, nad jäävad sinna astraalsfääri nagu pidama. Nad ei suuda oma maisest elust lahti lasta ja need on ka kusjuures ka veel noored hinged, nagu me ennem rääkisime. Nad on niivõrd kinni selles elus, kui ma lähen sinna, see peegeldub nagu kõiges selles inimese eelmises elus, see energia, see kohal oleks seal. Seal Newton kirjutas raamatus, et kui hinged, nad on lahkunud, nad püüavad omastega ühendust võtta. Aga nad ei suuda, kuna inimesed on niivõrd oma kurbuses ja leinas nagu kinni, nad ei suuda ennast nagu lõdvaks lasta ja nagu tunnetada seda. Pilv on nagu ümber. Ja just täpselt ja see on ka üks aspekt, miks väga paljud hinged jäävad nagu siia maa peale, sest nad püüavad meiega kontakti saada, et anda meile seda kinnitust, et nendega on nagu kõik okei. Ja ma olen ka kogenud, kus hing on tulnud minuga ühendust võtma, teades, et ma kohtun nende sugulasega. Ma nüüd vaatan, kes sa selline oled, kes mu poega läheb vaatama, nagu tuleb nagu tšekkima mind nagu ennem nagu üle. Ja siis, kui ma 2 nädala pärast siis nagu kohtun selle inimesega, ja siis ma nagu rääkisin talle sellest sõnumist, mis ma nagu, see oli küll lühike, aga tema jaoks nagu täiesti piisav. Selles oli ikka kergendust nagu kuulda, mis sõnum see nagu oli temale. Mulle meenub ka üks juhtum, kus lapse kaudu anti teada täiskasvanule, kuna laps oli avatud. Ja. Siis ta täiskasvanu sai nagu rahu. Lapsed on väga aldid vastu võtmas. Või siis unena kaudu. Aga võtame siis esimese allteemana ikkagi selle teejuhi, see valgusolend ja meil on siis, on ju julgustav teada, et meil on meie isiklik teejuht, kes on meie hinge loomisest peale kuni lõpuni välja. Kas ta on siis vanem teejuht juba või ta on õpilane, seal tuleb juurde. Ja peale selle on siis tarkade nõukogu või pühade konsiilium, et seal on need meistritasand hinged, kes on ka meiega väga tihedalt seotud. Et nagu, meil on nagu mitmel tasandil, eks ole, kes meie eest hoolitsevad läbi kõigi elude ja elude vaheliste elude. Ja siis on veel see kujutu tohutu kohalolu, eks ole, keda me nagu jumalaks nimetame või loojaks. Et mis me oskame selle teejuhi kohta nagu öelda nii praktiku kui teoreetiku kui lugeja koha pealt? No minu jaoks on ta, ütleme, kui peale see raamatu lugemist ma nagu sain aru, et kui me kogu aeg rääkisime kaitseinglitest ja selliste asjadest, siis nüüd ma tajun, et tegelikult on tegemist hoopis teejuhiga ja ta näeb tohutut vaeva, et sinuga kontakti saada, et üldse nagu sind nagu vaimselt nagu aidata ja sulle nagu anda märku omal olekust, et kui me seda nagu suudame ennast nii-öelda vabaks lasta ja nii-öelda õppima, kuulama, siis me ka kuuleme teda. Kas usklikud on siin paremas olukorras, kellel on nii-öelda pidev side oma isikliku päästjaga, ütleme niimoodi? Nad on avatud sellele. Nad on avatud sellele, jah. Newton kirjutab ka sellest erinevate klientide tunnistuste põhjal, et osa teejuhid nagu on sellised kaugemad ja osa aitavad igal võimalusel. Ja osa väldivad siis, kui sa väldid ise probleemi. Nad nagu lasevad sul praadida. Kihvt on see ka, et kui nende
nendest tegelaskujudest, kes seal siis millise näo teejuht võtab enda, et kui neid on ka nagu uuritud hästi tõsiteaduslikult, et seal on ikkagi niimoodi, et lastel mõned näevad oma, eks ju, vanavanemaid, keda nad pole elus kohanudki, kes on surnud ammu, aga teised, see on ka hästi tore lugeda, et teised näevad oma vanavanemaid, kes alles tegelikult elavad, et näevad neid teispoolsuses ennast juhendamas, et see on kihvt nagu tõdeda, et seda nägu vist võetakse seal siis nii nagu tarvis on. Kui sa kirjeldasid ka, et nad näevad palju vaeva. Ja võib ka asjade kujul olla täiesti ilmuvad. Või siis on ka vaata see, nagu see Newton kirjeldab, et me jätame mingi protsendi oma hingest maha, et me ei oleme tegelikult olemas seal algalliga seal juures, et kui nüüd lapsed nüüd kirjeldavad seda, et nad näevad oma vanavanemaid, siis nad võivadki neid näha. Ta võibki olla, mitte ainult ei ole teejuht nendele toeks, vaid ka tõesti on ka meie vanavanemad, kes meid toetavad ja kui nad on veel elus, siis võib olla see energeetilise protsent, mis on jäänud sinna maha, on nendel nagu toetavaks siis faktoriks, et selline seos nagu tekiks kohe. Ja tegelikult teejuhte võib ollagi mitu või palju. Minu kogemus ka, et kui ma olen eri aegadel, siis ma kohtun hoopis erinevate energiatega. On väga palju valgustäppe kuskil ja lihtsalt mingil hetkel sa saad ühe valgustäpiga ühendust. Võib-olla ka igaks ülesandeks elus on sul erinev teejuht. No ja nad ju spetsialiseeruvad seal tegelikult. Jah, et kes on nagu tervendaja, kes on seal õpetaja, kes on seal, ma ei tea, looja ja nii edasi. Aga kas ma võin teile kui praktikutele sellise küsimuse küsida, et kui nüüd keegi sealt poolt pöördub su läbi siia poole, et kas siis see inimene, kogu see olend, mis siin inimene ka on, et kas ta siis peab olema kindlasti mitte siin maailmas või kas seal ka siis see osa, millest sa räägid, see mõned protsendid on näiteks seal pool, et kas seal ollakse igavesti, kas sealt saab alati pöörduda või kui ta kuskile reinkarneerub, siis ta ei saa nagu sealt poolt siia pöörduda? Nagu mina olen aru saanud, siis saab pöörduda. Et mul oli siin üks kogemus ühe vanema naisega, kes minuga ühendust võttis. Ta oli siin samamoodi kinni, kuna ta ei saanud ühendust oma pojaga ja kõigega. Ja siis üks hetk ta nagu ütles mulle, et kui ma olin pärast seda nagu rääkinud sellest, tuli mulle info, see oli enne seda, kui ma neid raamatuid lugesin, ma nüüd lahkun teisele tasandile. Aga ma tulen alati tagasi ja et neil on võimalus ikkagi tulla tagasi toetamaks, aga samas nad liiguvad edasi omaldel vastavatel tasanditel, kuhu nad peavad nagu minema. Ja tähendab ja ka, et see vahel ei ole dialoogi, vaid inimesed ongi meediumid, kui nad võtavad oma tavamõistuse maha, siis see info tuleb ja vahel ei olegi mingit rännakut selles mõttes, et käiakse või võisteldakse, vaid lihtsalt tulebki see teadmine, inimene muutubki sellel seansil meediumiks ja kui ma esitan neid küsimusi, et kas sa tahaksid esitada küsimused, siis vastused tulevad ja vahel on lihtsalt, et ma ei juhendagi midagi, kui inimene mõistus on maas ja ta on oma üliteadvuses ja lõdvestub, ta saab ise vastused kõikidele küsimustele, mul ei ole seal lihtsalt ma olen kõrval nagu ämmaemand. Kuulad suu ammulist. Jah, mis on jah, vastused tulevadki kõrgemalt minalt, nagu öeldakse. Et selles mõttes tegelikult parimad seansid ongi nii, et ei olegi mingit rännakut, et vaid inimene ongi avatud meedium. Aga neid on vähe muidugi, et tuleb ikka nagu ämmandal ikka tööd ka teha vahel, et see lõdvestu ja hinga ja läheme tagasi sinna olukorda, et minu roll on jah, et see nagu ämmaemand roll selles, et inimene nagu sellele õigele kanaline jälle suunata. Siinpoolne juhendaja. Kes nüüd tähtsam on? Newton ütleb, et teejuht on eeskätt meie julgustaja ja motiveerija ja mõnikord ka tögaja, kui me ennast haletsedes sinna satume, eks ole. Ühesõnaga, me oleme hoolitsetud, meie järgi valvatakse ja sekkutakse, kui me seal palume siiralt ja saame abi ja nii edasi. Nüüd teejuhile me anname ka esimese, eks ole, aruande nii-öelda klassikalise skeemi järgi nüüd oma elu kohta. Ja siis edasi me lähme nagu sellesse hingegruppi või sellesse kobargruppi, kes on siis loodud nagu algusest peale üksteist täiendavate hingede, sama vanuste, sama teadlikkuse astmega hingede nagu kollektiivina, kus siis toimub see põhiõppimine. Ja siin öeldakse, et see kobargruppide, et seal ei saa nagu manipuleerida, seal ei saa midagi varjata, sest telepaatiliselt on kõigil nagu peo peal. Et inimesed on ausad, inimesed on siirad, nad on ehedad ja öeldakse nii, et see kobargruppide liikmete vaheline suhtlus on kohati maises mõttes täiesti kujuteldamatu, kui ehe ja kui armastav ja kui
õnnistav see tegelikult on. Jah, sest seal ei ole seda ego. Jah. Seal ei ole, seal on puhas hing, et ei ole seda manipuleerivat ego just nimelt, mis meie kehadega on nagu kaasa tulnud ja millega peame nagu võitlema. Sealt on ka vaata ju see käib läbi, et kui hing ei suuda kohaneda egoga, tähendab meie kehaga, siis on ka, tekivad need suitsiidid ja sellised samamoodi need siirdhinged on, kes ei suuda nagu selle maise elu ja selle kehaga nagu kohaneda. Ja noh, sellises hüpnoteraapias ma tahtsin öelda, see teema, mis sa ütlesid, et nüüd läheme siis sinna ja et praktikas on see, et kui hing vahel tahab juba vupsti uuesti sündida, et siis tuleb nagu stopp öelda, et vaata, mis on nüüd enne seda sündi. Ja siis ka, et vahel kohe minnakse sinna nii-öelda elude vahelise planeerimise ruumi, kus on sageli arvutiekraanid või lihtsalt tuleb informatsiooni. Minu seanssides ei ole väga palju neid, Newton ütleb seal 15 inimest on hingesugulusgrupis või isegi 20 on öelnud. Aga ma ei tea, kas siis eestlastel on neid sõpru nii-öelda vähem, aga on vahel 2, 3, 4, et pigem nähakse konkreetseid inimesi, isegi ka neid, kes on tegelikult elavad praegu temaga koos. Kas inimesed on üllatunud ka seejuures, kui nad ära tunnevad? No väga liigutunud, jah. Et enamasti ikkagi liigutus ja pisarad on see äratundmise juures. Umbes see, et seda ma aimasin küll, aga ongi. Ja hämmastavalt lihtsalt tuleb see informatsioon seal elude planeerimise, praeguse elu planeerimise ruumis, et seal lihtsalt ka, et kui vaadatakse üle või lihtsalt iseenesest juba filmi jookseb kogu oma elust. Või ka elatakse juba sisse, eks ju mõnikord. Siis ka, et väga enamus, ütleme 90% kõik on okei, kuidas ma olen elanud, aga on ka niimoodi, et täiesti näidatakse kohtasid, kus nagu oleks võinud teistmoodi teha midagi. Valikud, seal tulevad jälle valikud, meie nii-öelda vaba tahte või meie valik. Vaba tahe, jah. Et sealt saabki nagu, kus me siis nagu valime selle tee vastavalt oma valikutele, ja siis eks sellepärast on ka, et miks ka ei näidata, vaata, kui see Newtongi raamatus kirjutab, kui me valime oma elusid, et meile antakse ainult kogeda lõike oma elust, et siis paljudele, kes on nagu lahkunud või äkiliselt surma saanud, kus ma nüüd surma sain, aga ma ei näinud seda lõiku, et järelikult ei pidanudki seda nägema. Et see oli see pöördepunkt. Just, et ta pidi nägema ainult teatud asju ja et see tuligi see, et miks nagu juhtus, see oligi valikutes. Näiteks avarii. Inimene valis näiteks enesetapu. Enesetapu või näiteks avarii, et ma ei oleks pidanud näiteks sinna autosse istuma, näiteks mind kutsuti ja sõbrad olid joobunud, mis iganes, et ma valisin ikkagi, et ma läksin sinna, kui tegelikult oleks võinud näidatakse siis ka valikuid, kui sa ei oleks seda valikut teinud, mis siis oleks edasi olnud. Aga see, kuna inimesel peab jääma nagu vaba tahe ja vaba valik, siis sellest nagu ei sekkuta ja seda ka ei näidata, et sellisel juhul puuduks meil see. Aga see on kummaline, et me ikkagi, olles nüüd seal puhanud ja õppinud ja järele vaadanud ja ette vaadanud, me ikkagi tahame hirmsasti siia tagasi tulla ja me oleme valmis ka kannatama. Me oleme valmis, me planeerime kohe ette, et laps sureb meil noorelt ja keegi jääb seal auto alla, et see ongi nagu meie õppetund, kuigi sel hetkel, kui see toimub, me oleme täiesti omadega, maal ja maas, eks ju. Nojah, vahel tuleb see informatsioon, et tulin leina kogema, tulin seda kurbust kogema, et juba emal olid need probleemid ja tema inimese elus nagu korduvad need asjad. Vasta on need isegi kulda väärt sellised asjad tunda, kui on võimalus olemine olla, ütleme, täielikus armastuses näiteks, kus ei ole üldse sellised emotsioone, et siis sealt vaadates, kui kogu lõpmatu olemine on seal, siis tulla spetsiaalselt mingeid päris tundeid tundma ma saan aru sellest, seda kulda väärt. Ja ma tunnen, et surmalähedast kogemuste inimeste kogutud materjalides seal paljud räägivad sedasama, et need asjad, mis sul on valikud olnud elus, et need ongi see koht, kus on nagu hästi suur maitse, jube halb tunne nende nagu halbade, kuidas öelda, et nagu isekate valikute, oma ego valikute üle ja hea meel iseenda ees kogu see arvutus, et on hea meel nende valikute üle, kus sa oled isetult midagi teinud ja mul meeldib hästi lihtsalt, üks iraanlane oli kirjutanud sellest, kuidas ta oli poisina, seal olles ta siis näeb oma elu kogu silmast läbi, et ütles, et ta ei saa meile seda kõike sõnades rääkida, see on peaaegu võimatu, aga näiteks ma toon teile sellise loo, et sõitsin vanematega mööda kõrbe autoga, auto läks katki või mootor kuumenes üle omal ajal ja siis ma mind saadeti alla jõe äärde mingist mäest üle kivide joostes, et too selle nõuga vett sealt
ja ta tõi suure ämbritäie vett, aga enne, väike olevat siis oma 7-aastane, enne kui sinna üles jõudis, kuhu oli veel pikk tee, nägi kuskil üks oksaraasuke kasvab 2 lehekest ja võib-olla ta nüüd kuivab siia ära. Siis ta viis selle esimese ämbritäie ja valas sellele puule peale, siis vanemad seal üleval mis sa nüüd teed, raiskad üks aega, kui jooksis uuesti alla, uus jooksis, siis viis selle üles, et siuke väike tegu, mida ta üldse ei mäletanud, et lapsena see nagu isetu tegu, aitas kedagi elavat ja mul juba mõjub see, et kui loetamislugu, et see on nagu hästi hea ja hästi päris lugu kohe tunda ära, aga siuke lihtne väike isetu asi, aga ta siin maailmas võib-olla suurt muutust ei teinud. Aga see Teo enda energeetika siis tõenäoliselt tegi midagi, palju. See on kummaline, eriti nendes pöördepunktides on meil mingid väga olulised valikud nagu, mida meil on täiesti vabad tegema. Ja kummal on ju ka see, et keegi ei sunni meid siin taas kehastuma. Et kui me ei taha, sa võid edasi puhata ja minna veel paremasse maailmaks, ole ju. Aga me ise just, kui enamus tahab tulla, et see vastandite maailm siin tundub kuidagi eriti köitev, et siin on niivõrd suured vastandid koos, eks ole. Ühelt poolt tohutu egoism, teiselt poolt tohutu ohvrimeelsus, võib-olla armastus, empaatia, eks ole. Et see mäng on niivõrd terav ja võimas. Ja siis nad naeravad seal kobargrupis, mul tuleb meelde üks kogemus, et kuidas nad siin nagu narri mängisid, et see oli siuke mäng lihtsalt ja kui tõsiselt me seda kõike võtsime, eks ole, et see on täitsa naljakas kohe, et kui tõsiselt. See on nagu Muji India pühak praegu, kes siis paneb inimesed naerma nende probleemide üle, mida nad hirmus tõsiselt seal poolnutuselt niimoodi väljendavad ja siis inimene ise ka lõpuks naerab, eks ole, et tal tekib see peegel nagu taha. Jah, eks olegi vaata suur töö meil iseendaga ka, et me iseendaga vaimselt jõuaksime nii kaugele, et me tunneksime ennast vabalt, et me ei aheldaks ennast oma maiste probleemide külge või selle külge, et kuidas ma hakkama saan, kuidas ma nüüd selle ära lahendan, et ongi see, et vabaks lasta ja nii-öelda see universum tegeleb sinuga, et ise olla nagu avatud kõigele uuele, mänguline ja see tõesti toimib. See toimib, aga see nõuab väga suurt vaimset pingutust. Väga suurt, vähemalt minule, et ma olen selle võrra kasvanud ikka päris mitu aastat ja see nõuab väga suuri pingutusi, et lahti lasta sellest kontrolli vajadusest. Kui me tuleme siia, siis Newton toob selle, et on 2 evolutsiooniliini. Üks on see hingeliin, eks ju, ja teine on see kehade liin. Ja see keha on nagu peremesorganism, eks ole, millesse me siseneme siis, kui imiku või selle loote aju on juba piisavalt arenenud, et me saame temaga nagu põkkuda, et see on vähemalt peale 3. elukuud, et varem pole mõtet, eks ju. Mõni siseneb siis sünnihetkel alles, eks ole, ja siis luuakse see sümbioos ja nüüd see keha on see, mis meid mõnikord nagu alla kisub. Kehalt tulevad instinktid, sealt tulevad emotsioonid, eks ole, kõik see madalam osa ja hingelt tuleb nagu see kujutlusvõime, visioneerimine, teadlikkus, eks ole, armastus ja nii edasi. Et sageli see keha võib olla üheks nagu komistuskiviks, et kas me siis valime sellise raskema keha, eks ju, õppetunniks või me natukene ei lähe päris nii, nagu me lootsime selles sümbioosis. Ja teine, mis meid alla veab, on see keskkond. Et ikkagi maad loetakse küllalt raskeks õppetunniks. Keskkond eriti noorematele hingedele võib olla täielik šokk, sest seal ilmas on kõik hästi õiglane, hästi armastav, hästi kannatlik, hästi hoolitsev. Ja siin on äkki selline vägivald, ebaõiglus, mis tuleneb sellest kehast kui ka selle kehade poolt loodud keskkonnast. Ja. No juba sünnihetkel, sünd võib olla nii traumaatiline kogemus, et lihtsalt hing hoiab eemale sellest kehast, mis tunneb vägivalda. Mis seal siia juurde käib, on see, minu arust ei ole nagu, mis ma ise olen õppinud, võib-olla mina võin väga valesti olla aru saanud, et ma ei taha kedagi õpetada, aga et üks kihvt punkt on, see on ka tegelikult lõdvaks laskmine, et me ei peaks tegelema mitte siit ära pääsemisega. See teeb keeruliseks, see on nagu koorem, kui me hakkame siit ära tahtma pääseda. Ja ma lugesin jällegi ühe mehe surmalähedast kogemust, see juhtus temal, ta nüüd hiljem avaldas selle, aga see juhtus temal lapsena ja ta oli seal teispoolses, sai kokku oma juhendajatega, rääkis neid lugusid, talle isegi anti mõista tulevikust, et selles elus ta ei jõua eesmärgini, aga ta otsustas ikka, et ta tahab tulla, tema jällegi otsustas ise, et ta tahab siia poole tulla seda elama, ta oli veel nii väike laps, siis ta mõtles, et mu pere ja vanemad, et nagu peaks nende jaoks ka seal olema laps edasi. Aga kihvt punkt, ma ei pääse siit edasi, ma ei jõua eesmärgini, suurema eesmärgini, aga ma teen selle läbi, et kogemus, selles on omad väärtused ja kui mitte tahta
pigem need inimesed, kes tegelevad juba võimsalt asjadega, et seal maal lasta lahti enda see soov kuhugi ära pääseda tõotatud maale on päris kihvt kergendustunne, aga samal ajal edasi tegeleda. Head asjad ongi sellised paradoksaalsed ja aspektiivsed. Eks küpsusega vist tulebki rohkem seda vabadust ja mänguilu, et nagu ja siis tuleb see aeg, ütleme, alates peale 5. tasandit, et mäng on läbi nähtud, et meil ei ole sinna midagi teha. Et see on nagu enesekordamine või siis enam siia lihtsalt ei kehastuta. Et siis me õpetame neid, kes siin veel kehastuvad. Just, et siis me tulemegi see võimalik tulla siia õpetaja hingena, et me olemegi siin nagu õpetajad, et me ei olegi siia tulnud enam karmaga midagi lahendama. Kindlasti õppima kogemusi kindlasti saama, sest me kõik ikkagi oleme hinged, kes me areneme ja ikka selle paremuse poole. Aga just ma tahtsin nagu ennem rääkida, kui sa rääkisid siin sellest, et me valime endale kehad, et kehad on erinevad ja samamoodi hinged, et üks kogemus siit kohe, et kui Newton kirjutas sellist kogemust seal ühe inimesega, kus see hing oli valinud endale agressiivse keha ja ta ei saanud selle kehaga hakkama. See oli tema kogemus. Tegelikult ta ise valis selle, ta tahtis saada kogemust agressiivse kehaga. Ja see oli väga raske tema jaoks. Ta lõpuks ei suutnudki seda teha ja asi lõppes nagu suitsiidiga vist, nagu ma aru sain. Et nüüd, kui oma kogemustest rääkida, siis minu kogemus on samamoodi ühe inimesega olnud, kes oli samamoodi agressiivne, kuid ma nägin tema hinge seest. Et see tegigi see asja nagu hästi raskeks, sest ma nägin tema hinge, mis on tema hing, mis on tema hinge väärtus. Aga ma nägin ka seda keha, nagu te ütlesid, agressiivsust ja ta ei suutnud toime tulla sellega. Ja kui ma küsisin, miks sa seda teed, et kas sa tahad seda teha, ta ütles, et ei, ma ei tea, mis toimub. Et samas ta nagu mõistis, et midagi on nagu väga valesti, aga ta ei suutnud sellega toime tulla. Ja vahelt tullaksegi saama kogemust, et see suur keha või tugev keha, et see ei olegi oluline, et on vaja ühes elus kogeda seda, näiteks minul on ka see olnud, et et selles elust lahkudes, et väga kihvt keha, väga tugev ja väga võimas, aga see ei ole üldse oluline, muud asjad on olulised.